Koos ristiusustamisega toodi Eestisse 13. sajandil kirikud ja kloostrid. Eestimaa jagati kiriku kihelkondadeks, mille keskuseks oli kihelkonna kirik. Kihelkonna kirikutest lähtus rahva mõtte ja vaimumaailma kujundav õpetus, kui nad täitsid ka ilmaliku kohtumispaiga, laoruumi ning mõnikord ka kindlusülesandeid. Kihelkonna kirikud kuulusid piiskopkondade alla, mida oli Eestis 3. Tallinn, Tartu ja Haapsalu. Igas piiskopkonnas oli oma katedraal ehk toomkirik. Kõigil kirikutel oli ka oma kaitsepühak. Näiteks Niguliste kirikul oli Püha Nikolaus. Kirikukoguduse eest hoolitses koguduse preester ehk kirikuherra, kes pidas jumalateenistusi ja jagas sakramente. Tähtsamatel kirikutel olid ka abivaimulikud, kes olid abiks teenistustel. Kirik oli jumalakoda, kuid ühtlasi ka tähtis kokkusaamiskoht, kogukonna elu keskpunkt. Keskajal hakati suuremate pühade ajal kirikute juures laotu pidama. Hiliskeskajal hakkas kirik kirikulaatade pidamise traditsiooni taunima, kuid välja juurida seda siiski ei õnnestunud. Mitu Liivimaa kirikut on täitnud ka kindlusülesandeid. Lisaks kirikutele oli keskajal oluline roll ühiskonnas ka kloostritel. Kloostrid olid tihtipeale eraldatud muust maailmast ja asusid linnadest eemal, nagu näiteks Pirita klooster. Kloostritele kuulusid suured valdused, sealhulgas majandushooned, aiad, heina ning karjamaad. Sealsed vaimulikud pühendasid end täielikult Jumalale. Kloostrite mõju keskajal Liivimaal oli mitmekülgne. Seda oli tunda usuelus, hoolekandes, hariduses ja kirjakultuuris. Keskaegset kloostrisüsteemi õnnestas Eestis reformatsioon, mille käigus rüüstati ja aeti laiali suur osa kogudustest Tallinnas ja Tartus. Lõpliku hoobi andsid kloostritele 16. sajandi keskel puhkenud sõjad.